Kena kolmapäeva õhtut Eestimaa kodudesse on hea meel teid tervitada siit Pärnust, kus Premium-liiga 12. vooru kohtumises vastamisi Pärnu Vaprus ja Paide linnameeskond ja esimest korda säravat tähte ei ole kummalgi meeskonnal sellel hooajal olnud. Võib-olla Vapruse poolelt Tõnis Vihmoja, aga pannakse see pall ka nüüd mängu ja juba sisuliselt aasta aega kunstmurul mänginud, siis ei ole see murul üleminek ka lihtne. Kui nüüd moment siin Pärnul tekkimas ja Tõnis Vihmoja, kes madalat söötu sinna liinide vahele, kui nüüd on ruumi ja nüüd teeb Richard Aland ka fantastilise tõrje. Sõerdal siin ruumi ja Reno Mark nüüd teeb ka pealelöögi ja läheb Suharovilt tsenderduskasti. Tuleb löök ka ja Alandile kätte. Jede tuleb ja 3-2 Paide rünnak. Andrei Flop ja Jan-Michael Jao on siin veel ja Jede läheb ise lõpuni ja lõpuks lööb sinna. Ja nüüd tuleb ja on esimene olemas ka Martin Kase 58. minutil. Aleksander Suharovi, kes teab mitmes nurgalöök juba täna ja Martin Kase paari meetri peal ei olegi aja rohkem teha, kui pea vastu panna. Paide läheb siit 1-0 juhtima ja kaua otsiti seda väravat. Neid nurgalööki prooviti nii ja naa ja kas tema asemel on seal Ronaldo Tiismase mees, kes ennast valmis paneb, nii et see saab tähendada ainult seda, et Pärnu nüüd plaanib ka formatsiooni muuta, aga 3-3 olukord ja siin on võimalus Pärnul. Kristoffer Kaasik väravast tõmbab veel ja lööb Jotile pihta ja ei lähe see pall võrku, aga siiski lõpuks on pall võrgus ja 65. minutil Pärnu Vaprus viigistanud, kes muu kui Tõnis Vihmoja hooaja 4. värav. Kuidagi ei tahetud seda palli seal võrku panna, aga lõpuks Vihmoja on ikkagi see mees, kes naelutab viiekasti joone servalt selle palli võrku. Kaasikul oli seal kõvasti ruumi, tegi veel konksu ja lõi Jotile pihta. Siis toodi joone. Ja tuleb uus pall karistus alla ka ja Rauno Sputki moment kohe Paidel vastu tekkimas. Jede Lepiku vastu, Jede pääseb jooksu. Laiutab käsi, ei ole kuskil anda teise lainesse on ja Rande lööb ja Aland saab seal näpud vahele, kas käib ka latis ära. Suudab. Hanson ja nüüd Lillander karistusala joonel. Hanson ja keskele ja Aland tõrjub. Uskumatu tõrje praegu. Villota paneb pea vastu ja on pall karistusalas lahti ohtlikult. Tur mängib nüüd ette ja läheb ristnurka see Hansoni löök. Hanson vanab. Kõik jõud kastis, Suharovilt tuleb löök, läheb üle ja Marko Liiva annab lõpuvile. Pärnu Vaprus teenib hooaja esimesel mängul Rannastaadionil 1-1 viigi Paide linnameeskonnalt.